Donald Trumpi administratsioon tunnistas lõpuks, et Ukraina on ametlikult astunud sõtta Lähis-Idas ning USA sõjavägi kasutab Ukraina sõjatehnoloogiat võitluses Iraani droonidega. Selgus, et hoolimata Donald Trumpi valjuhäälsetest avaldustest, et USA ei vaja Ukraina abi, võitluseks Iraani droonidega on Ameerika sõjavägi juba kasutusele võtnud Ukraina tehnoloogiat. Ühel oma peamistest lennubaasidest Saudi Araabias Prints Sultani lennubaasis. Samal ajal ilmusid ka täiesti ootamatud uudised. Hormuzi väina miinide puhastamiseks kavatsetakse kaasata 4 Ukraina miinitraalerit. Nad ei saa Türgi ja Bosporuse väina blokaadi tõttu Mustale merele minna. Üldiselt on siin kindlasti mida arutada. Minu nimi on Aleksei Betši ja arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar video alla. Lisaks liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Aitäh! Alustame siis uudisest Ukraina laevade kohta Hormuzi väinas ja seejärel liigume edasi uudise juurde selle kohta, kuidas ameeriklased juba kasutavad Ukraina süsteeme sõjas Iraani vastu. Nii et väljaanne The Times kirjutab, viidates Ukraina mereväe ohvitseride sõnadele, et pärast Lähis-Ida konflikti lõppu Hormuzi väina miinide puhastamiseks kaasatakse 4 Ukraina miinitraalerit, mis on praegu Briti Portsmouthis kai ääres. Ja see pole enam hüpotees. Asi on selles, et Ukraina sõjaväelased osalevad mitmerahvuselisel sõjalise planeerimise tippkohtumisel Northwoodi alalises ühendstaabis. Kokku oodatakse ohvitsere enam kui 30 riigist. Need on britid, kes moodustavad teatud koalitsiooni Hormuzi väina tulevase julgeoleku tagamiseks. 2-päevasel kohtumisel arutatakse sõjalisi vahendeid laevade kaitsmiseks Hormuzi väinas. Ja Ukraina. Ukraina on valmis saatma 4 oma miinitraalerit. Nagu te mõistate, ei saa need Ukrainasse minna, sest esiteks oleksid need venelaste jaoks sihtmärk number 1. Ja teiseks Montreux konventsiooni tõttu, mille kohaselt Türgi blokeerib Bosporuse väina nii Venemaa kui ka Ukraina sõjalaevadele. Tahan märkida, et need on 4 miinitraalerit, mis baseeruvad Suurbritannias. Need kuuluvad Ukraina mereväele. 2 neist anti Ukrainale üle. Britid andsid need Ukrainale üle juba 2023 aastal ja nad seisavadki seal, ootavad millal saavad juba Mustale merele siseneda, kuid seni jäävad nad sinna. Aga see pole veel kõik. Hoolimata Donald Trumpi väitest, et USA ei vaja Ukraina abi Iraani droonidega võitlemiseks, on Ameerika sõjaväelased juba kasutusele võtnud Ukraina tehnoloogiad ühel oma peamistest lennubaasidest Saudi Araabias. Viimastel nädalatel õnnestus brittidel märtsis Prints Sultani baasist hävitada Ameerika õhuluure lennuk AWACS ja kahjustada mitut tankerlennukit. Lõpuks paigaldati Ukraina droonitõrjesüsteem SkyMap. Teate, varem arvasid ameeriklased mingil põhjusel, et neil ei ole vaja Ukraina abi. Aga pärast seda, kui mitu lennukit pommitati, said nad aru, et on olemas tehnoloogiaid, mis suudavad selle eest kaitsta. Nii et teatatakse, et Ukraina sõjaväespetsialistid koolitasid ameeriklast töötama SkyMapiga, mida Ukraina relvajõud laialdaselt kasutavad lähenevate droonide avastamiseks. Sealhulgas neid samu Iraani Shahedeid ja nende allatulistamist püüdurite abil. SkyMap, mille on välja töötanud Ukraina ettevõtte Skyfortress, on saanud Ukraina relvajõudude peamiseks platvormiks drooniohtude avastamisel Venemaa sõjas Ukraina vastu. See on üleriigiline võrgustik, mis koosneb enam kui 10 000 akustilisest andurist üle kogu Ukraina, mis tuvastavad lihtsustatult öeldes droonid kuulmise teel ja edastavad kiiresti teabe nende kohta sõjaväele hävitamiseks. Ja teate, siin on naljakas jälgida Ameerika presidendi toetajate reaktsiooni. Tuletan meelde, et Donald Trump lükkas 6. märtsil avalikult tagasi Volodõmõr Zelenski ettepaneku aidata võitluses Iraani droonidega. Siis ütles Trump, tsiteerin, meil ei ole vaja nende abi droonide eest kaitsmisel. Me teame droonidest rohkem kui keegi teine. Kuid pärast seda lasi Iraan välja tuhandeid droone Pärsia lahe riikide pihta, nii sõjalistele objektidele, sealhulgas Ameerika omadele, kui ka tsiviilobjektidele, mille hulka kuulusid energeetika ja sadama infrastruktuur ning isegi elamurajoonid.
Araabia riigid said kohe aru, mis toimub ja alustasid läbirääkimisi Kiieviga, paludes siiski abi droonide vastu võitlemisel. Ja siin on teile üllatus. Nagu kirjutavad kaks väljaannet, Reuters ja Financial Times, osalesid Ameerika sõjaväelased vaatamata avalikule avaldusele samuti õppustel, mida ukrainlased tegelikult araablastele korraldasid. Ja teate, kuigi USA'l on luure ja suured ründedroonid, hakati Ameerika relvajõududes FPV ehk esimese isiku vaatega droonide kasutamist harjutama alles viimastel kuudel. Esimesed meeskonnad alustasid väljaõpet merejalaväes, mis on muide praegu saadetud tõenäoliseks dessandiks Iraani. Samal ajal kasutatakse Ukraina-Vene sõjateatris selliseid seadmeid ehk FPV droone juba mitu aastat ning need on peamised vastase elavjõu ja tehnikajahtijad. Ja hiljuti tunnistas USA armee minister Dan Driscoll, et just Ukraina instruktorid koolitavad Ameerika sõdureid. Nagu selgus, hakkavad Ameerika sõjaväeosad alles FPV tehnoloogiat omandama ning Ukraina sõjaväelased aitavad neid selles. Ja siin toon teile huvitava tsitaadi Wall Street Journalist sel teemal. See teate on nagu kokkuvõtteks ja paneb kõik punktid i-dele. USA ja NATO kõrgeim juhtkond ei pööranud pikka aega tähelepanu Ukrainas toimunud droonirevolutsioonile, väites, et lääne relvajõud peavad sõda teistsugusel viisil. Tänu oma võimele tagada ülekaal õhus ja anda täpseid lööke. Selle tulemusena olid USA ja nende liitlased Lähis-Idas suures osas ettevalmistamata Iraani droonirünnakuteks. Shahedi droonide allatulistamiseks kasutati alguses miljoneid dollareid maksvate rakettide, sealhulgas Patriot rakettide abi. Ukrainas toimuvad sündmused ja see, kuidas Iraan õhukampaaniale vastu seisab, on USA'le ja Iisraelile muret tekitavaks märguandeks. Endiselt on olemas see ülbuse müür, sealhulgas USA ja NATO juhtkonnas, sest meil on väidetavalt palju arenenumad süsteemid, kuid tegelikult tuleb palju rohkem teha seda, mida Ukraina teeb. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd ja peate seda oluliseks ja vajalikuks, võite jätta oma annetuse, liituda selle kanaliga sponsornuse korras või annetada teile sobivas vormis. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Ja liituge Telegrami kanaliga Peachy News, link on samuti video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!